road trip on alanud. Päris kohutav. Meil ei ole autos üldse ruumi. Jälle kulutada raha selle auto peale. See on meil lemmikhobi. Meil on auto jah. Aga peab kuidagi hakkama saama. Eriti kaugele pole veel jõudnud. Alustasime hommikul 7:30, sõitsime välja. Kell on 11:44. Oleme tagasi enda kodumaja juures. Ma unustasin akupanga siia laadima, aga me auto on ikka asju täis. Kohale jõuame. Ma võin sulle öelda, millal me kohale jõuame. Me jõuame kohale 8 tunni pärast, kell 8 õhtul. Robert võtsi mu koti ära, ma sain asja. Kas ma saaks midagi sinna taha anda? No mida? Selle kokakasti. Ei, no ma ei teada. Me peaks need kokad kuskil ümber laadima. See oleks võimalus. Ei. Selle sinna taha. Ei, siin on mul ju muud asjad, mida mul vaja läheb. Veepudel ja snäkid. Seda me ei saa kindlasti ära anda. Aga praegu on mu riided 2 paberkoti sees. Ostsin Kmartist omale spordikoti laadse asja. On 6:30 õhtul. Meil on homme esimene tööpäev. Meil läheb mingi 1,5 tundi veel, sest me peame minema poodi, et süüa osta. Meil ei ole saadetud, mis kell homme meie tööpäev algab, mida me üldse tegema hakkame, kus me homme peame olema, mis kell me homme peame olema, kuskil, mis kell me tööpäev läbi saab, kas me saame kuskil süüa soojendada, mida iganes. 0 infot. Me teame ainult seda, kus me magame, cabin number 1 ja aadress ja kõik. Parkisime auto ära ja nüüd tulime siis välja jalutame natuke. Nägime esimest korda kängurusid ja Austraalias peaks olema 35–50 miljonit kängurut kokku. Aga täpseid andmeid ei ole, sest neid on nii palju. Ja inimesi elab suurusjärgus 25 miljonit. Aga äge, esimene kängur oli lahe. Ja kuna siin on kõik eukalüptipuud, võib ka olla koalasid ja me juba küsisime chatil, et kas siin konkreetselt Victorias on koalasid. Victoriasse jõudes oli siis ka ohusilt, et siin on koalad, et olge ettevaatlikud. Ja Villem ütles, et tõesti siin on koalad, aga nad on välja suremise ohus. Siin piirkonnas. Siin piirkonnas just siis, jah. Ja neil on mingi haigus siin, mis levib ja umbes aastas 80 koalat siin piirkonnas sureb. Nii et meil on lootust. Lootust on neid näha, peab hoidma silmad lahti, et neid näha. Ütleme niimoodi, et Victorias on äärmiselt külm. Meil on väga vihmane, väga külm. No siin võiks täiesti Shrek elada. Oleme toidupoes nädalavarusid täiendamas, sest me lähme homsest tööle ja meil on vaja toidud kaasa teha. Kas sa annaksid mulle enda salatist? Olen nõus. Mina võtsin endale salatit, ma panen siia majoneesi juurde ja selline 4 kana asi ja sellest ma saan mitu päeva söönuks. Nii et see on lahe, et siin on hästi suur toidupood. Poes käidud. Mille ma hakkasin süüa ette preppima. Meie käsutuses on 1,5. See ülemine ja siit pool. Ja siia peavad siis kõigi prepid ära mahtuma. Mahuvad Robert asjad ära küll siia. Ja homsest minu omad ka. Vahtige siin backpackereid. Ostsime endale oma airfryeri, et saaks süüa teha. Näete, siin on meie köök, elutuba. Siin on meie tuba. Ja vets. Vannituba. Ja siin elab üks prantsuse paar. Seda me ei filmi, aga nendel on sama väike tuba kui see. Palju õnne sulle! Ja make a wish! Aga et oleks jääsa! See on meie armsad Luha eliidid ja Sevi eliitide poolt. Nihu ja mul on nüüd oma hambari või? See on küll äge. No niisugused need mandariinipuud on. Ja see on kõik raisku minev mandariin. Visatakse lihtsalt minema, sest hooaeg hakkab läbi saama. Ja
mandarinid lihtsalt puude pealt maha. Noh, tere hommikust, küll sul oli pikk ja raske tööpäev. Väga. Kas 3 tundi tuli üldse kokku või? 2,5 ma arvan. 2,5 on alla $100. Sest vihma hakkas sadama. Oi, näitame siis ilma. Siuke ta on ju. Kõik kodus. Ma käin tööl. Selles on sul õigus. Meie siin niisama tututame ringi ja ei tee midagi. Aga näeme, sööme siin super maitsvat kiivit, maitseb imeliselt. Sa pole sihukest asja söödki. Sama hea kui need mandariinid, mis sa meil iga päev teed. Aga kus mandariinid on? Ma täna ei toonud. Oi, kuidas maitseb? Kamandad saab põllu pealt ära ju. Ja jõudnud korjata enam. Hello. Powernap on tehtud. Motiveeritud nägusid siinpool või? Jõudsime siis siia. Esmaspäeval saime teada, et teisipäeval tööpäeva pole. Sest vihma sajab. Ja saime ka teada kogu muu info, mida me siis vajasime. Teisipäeval oli vaba päev, me pidime saatma office'isse mingid väga basic info. Õhtuks pidi siis office need kinnitama, aga näed sa, kinnitati ainult Villemi info ja minu ja Roberti infot ei kinnitatud. Ehk siis nemad ei saanud tööle minna. Me ei saanud tööle minna. Ja meiega läksime siis Robertiga hoopis Robert sünnipäeva tähistama. Meil oli väga tore õhtu, midagi hullu sellest ei olnud, sest mina olin ka jäänud haigeks. Ja oligi tore, et oli vaba päev. Ja siis helistas Villem. Müstiline kõne, sest meil öeldi, et seal ei ole internetti. Seal on netti ainult nendel, kellel on Telstra, nagu meil. Optusega seal levi ja netti ei ole, ainult Telstraga on. Ühesõnaga, Villem siis helistas meile ja ütles, et olukord on päris nigel, sellepärast, et tema töö ülesanne oli mis? Mandariine puu otsast maha kiskuda. Korjata neid enam ei saanud. Ma ei saanud ka aru, mis see põhjus oli. Nad ütlesid seal midagi, et kastidega on mingi probleem tootmises. Aga tegelikult see tähendab siis seda, et hooaeg hakkab läbi saama. Et minu esimene tööpäev oli siis, kui hakati hooaega lõpetama. No ühesõnaga me saame aru, et me peame siit minema saama. Vaatame, kas see kodanik siin üldse oma palga kätte saab. 2,5 päeva eest. Ja siis on meil veel see üks, mida me väga tahame. 3 traktoriga saaksime sõita ja istutada. Ja nemad on saatnud meile tegelikult full nagu dokumendid, et meid juba nagu sinna farmi tööle võtta. 3 nädalat on seal üleval põhjas. Ja pärast seda on järgmine projekt on 6 nädalat uuesti Victorias all. Nagu üks ots 27 tundi. Siia tagasi. Selles suhtes ärge nüüd mõelge, et aga miks te siis ei võtnud seda Cherry Farmi vastu, kui teil oli see juba, kõik oli teil kinnitatud, on ju, või miks te siis ei võta seda Grain Corpi vastu, kui juba teile helistati, on ju, siis nendes kõikides positsioonides on olnud mingi aga. Kas see kuupäev hakkab alles oktoobri lõpus, nendel mõlemal positsioonid on olnud kehvad. Näiteks Cherrys lubati Villemile Robertile mõlemale supervisori kohta, minule siis lihtsalt pakkija kohta. Lõpuks saadeti meil, et Villem saab supervisori koha, Robert läheks üldse külma kappi tööle ja mina saaks pakkija koha. No see ei ole ideaalne variant. See oleks me viimane valik olnud ja seal Grain Corpis algus öeldi, et ei ole majutust, see koht asub konkreetselt täiesti teeluulus ja me panime CV-sse, et meil on telk. Aga me ei maga ju telgis. Ja need tööd on ikkagi nagu mitu kuud. Ja, et selles suhtes me tahame leida endale ikkagi parima võimaliku lahenduse. No nii, sõbrad. On reede õhtu ja meie alustame pakkimisega. Siin on 27 tundi sõitu. Saab olema põnev, kuidas me homme siit 6:30 stardime. Siin me ei ole veel kellelgi öelnud, et me lähme ära. Hakkama. Mine ära, kui liblikas. Näete, lendab siin üks. Ja tema istub seal Mooses oma mäe otsas. Sa võiksid enda koti normaalselt kinni panna. Ja. Miks te seal üldse tuppa tõid?